Head Kaarli koguduse liikmed, sõbrad ja toetajad. Oleme kohe-kohe astumas vaiksesse nädalasse, Jeesuse Kristuse kannatusnädalasse ja tegelikult ka juba mõtleme ülestõusmispühadele. Õpetaja Toomas Paul on ühes hiljutises mõtiskluses öelnud nõnda: surra tuleb ükskord nagunii, aga kristlase küsimus on, kas üksi või koos Jeesusega. Õpetaja Paul oma mõtiskluses arutleb selle üle, milline on meie lootus elu keerulistel hetkedel. Ja ka siis, kui eluõhtu hakkab kätte jõudma. Igapäevaselt võime kogeda inimeste kartuseid ja hirme, mis on tingitud sellest erilisest olukorrast maailmas, on tunda ja tajuda inimeste väsimust ning kurnatust. Igapäevaste uudiste valguses kipub ka lootus, et see pandeemia lõppeb sageli hääbuma. Üha rohkem kõneldakse inimeste vaimsest tervise halvenemisest, räägitakse sellest, kuidas inimesed on väsinud ja rusutud, ehk siis taaskord öeldes lootust kaotamas. 2 aastat järjest on ka kirikut teenistusteks suletud Jeesuse kannatusnädalal ja ülestõusmispühadel. Eks seegi tekitab kurbust meie hinges ja nukrust südames. Ma alustasin just selle tsitaadiga õpetaja Pauli mõtisklusest, sest see lause võtab kokku selle, mis meile kristlastele on oluline. Seda tsitaati võiks täiendada ja loodan, et õpetaja Paul ei pahanda. Lisaksin sellele tsitaadile ühe sõna ja ütleksin: elada ja surra tuleb meil kõigil, aga kristlase küsimus on, kas üksi või koos Jeesusega. Suure nädala eel ja ülestõusmispühade ootuses tahan meile kõikidele tuletada meelde, et lootusetuse tunne saab tabada neid, kelle elus ei ole Jeesusel kohta. Kristuse kannatused, surm ja ülestõusmine tuletavad meile meelde, et Jumala armastus ei ole lõppenud. Kui püsime temas, oleme temaga ühenduses, palve läbi ning armulava sakramendist osa saades püsib tema meis. Tunda ja kogeda saame seda, kui oleme ühenduses just temaga. Ka algval suurel nädalal ja ülestõusmispühadel kanname meie Kaarli koguduse YouTube'i kanalis üle olulisemad teenistused. Kõikidel päevadel jõuavad teieni palvused, mis Jeesuse kannatusteed peegeldavad. Oma osa annavad ka Kaarli kooli õpilased, õpetajad, koguduse lastetöö tegijad, et ka lihtsamate jutustuste kaudu anda lastele edasi oluline nendest pühadest. Teatud kellaaegadel hoiame lahti kirikut, et ka vaiksel nädalal saaks tulla palvetama, südata küünalt ning osa saada armulaua sakramendist individuaalselt. Tahan siinkohal tänada ka kõiki teid, kes te olete kogudust oma annetustega toetanud, olgu siis veebiteenistuse järgselt või ka lihtsalt ülekannetega koguduse arvele. Iga annetus aitab kogudusel hakkama saada igapäevatööga ja püsikulude tasumisega, ka sel keerulisel ajal. Hoidkem üksteist palvetes ja vajadusel võtke julgelt ühendust vaimulikega, et jagada oma rõõme ja muresid. Jagage meie teenistusi ja infolinke ning pange nii-öelda pöial püsti, kui midagi on meeldinud, sest selle kaudu saavad indu need, kes loovad ja kinnitust, et see on hea, mis teeme koguduses meie meediatöös. Soovin teile kõikidele rahulikku vaikset nädalat ja rõõmsat Jeesuse Kristuse ülestõusmispüha ja lõpetan Johannese evangeeliumist salmiga 14. peatükist, kus Jeesus ütleb: veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Veel kord õnnistatud pühi teile kõikidele.